kõik head ja toredad asjad kasvavad üles päikese poole, on ju. Kõik liiled kasvavad päikese poole, puud kasvavad päikese poole. Mis veel päikese poole? Lapsed ka kasvavad ju, on ju? Kõik head ja ilusad asjad kasvavad päikese poole, nii et kasvame meie ka, aga selleks. Muidu kui ma küürus kõik kogu aeg olen, see on nagu küürus mutikesed siin, on ju. No nii, seljad pikaks. Pane siis oma nimi kõlama koos tuulekellega. Mina olen Janne. Ja ma arvan, et ma olen õnnelik inimene, sest ma teen seda, mida ma armastan ja mida ma oskan. Tants on saatnud mind kogu elu. Mu keha on kogenud, ma arvan, väga erinevaid lähenemisi, erinevaid õpetusmeetodeid, stiile, aga ma olen õnnelik, et ühel päeval jõudsin ma loov- ja vaba tantsuni, kus ma sain näha ja tunda, et lapse silmad võib särama panna, et tants võib olla huvitav, et tantsul võib olla lugu, et tantsu õppimine ja tehnika õppimine ei pea olema alati raske ja valus töö, vaid see võib olla mäng, see võib olla rõõm ja mõnus suhtlemine koos kaaslastega. Tänaseks on mul Pärnu linnas omanimeline tantsustuudio, kus mina õpetan lastele ja noortele loov- ja vabatantsu, lastetantsu ja laste ja noorte joogat. Kõige pisemad tantsijad minu tundides on 3-4-aastased väikesed poisid ja tüdrukud, kes alustavad veel ema ja isaga koos. Meil on üks vahva peretund, see on üks mu lemmikutest tundidest ja ma näen, et see on kõige õigem ja turvalisem viis üldse alustada seda huvikoolimaailma, seda tantsumaailma, et kus mina olen ju sellele väikesele inimesele kõigepealt üks võõras tädi ja kui tal on ikkagi tunnis kaasas ema või isa ja mida nad kõike koos teevad, see on lihtsalt imeline, sest on kadunud hirm ja jääb ainult looming ja koos tegemine, koos mängimine. No tihtipeale mina lihtsalt istun saalinurgas ja vaatan, mida kõike nemad teevad, andes neile vaid väikseid juhtnööre, väikseid ülesandeid. Mäng on oluline. Mäng ongi väikese inimese töö. Kõik mu tunnid algavad ringis, sest et ring on selline ühendav kujund ja vorm. Et kui me istume ringis, siis me oleme kõik ühtsed. Keegi ei ole must ees, keegi ei ole must taga. Ja see loob sellise mõnusa terviku, grupitunnetuse. Mul meeldib ka lastele rääkida või seletada lahti kõike, miks me seda teeme, miks me äratame oma keha, miks keha vajab soojendust, miks me loeme kõik need varbad üle. Üldse mul meeldib lastega suhelda. Niimoodi tekivad ka minul ideed ja mõtted, millest tants luua. Tantsul võiks olla lugu ja see on palju põnevam ja huvitavam, kui laps teab, mida ta tantsib, mida ta väljendab, mis tundeid ta väljendab, siis see on ehe ja siiras ja aus. Ja kui me siis koos ühiselt leiame selle loo, mille ümber luua ka liikumine, siis ma näen, kuidas nad tantsivad seda päriselt, sest see on nende lugu. Ja me õpime samme ja tehnikat ka, aga esmalt minu jaoks on ikkagi oluline tunne, mõte. Kui see sisu puudub, siis ei ole minu jaoks see tervik. Kogu oma teadliku elu olen ma tantsinud. Tants on mind ümbritsenud. Tantsu olen ma õppinud, loonud, õpetanud ja mingi hetk tuli see kindel teadmine,
et nüüd on aeg avada oma kool. Selleks hetkeks ma olin nii palju õppinud ja kogenud, mida kõike ma lihtsalt õpetajana olles ei saanud rakendada. Ma tahtsin luua Pärnu linna kooli, kus sellest hetkest, kui õpilane astub uksest sisse, et ta tunneb, et ta on siia oodatud. Ma olen püüdnud luua siia sooja ja koduse õhkkonna, et nii õpilasel kui õpetajal oleks siin hea olla. Kuidas see mul välja on tulnud, seda ei oska mina hinnata, aga et vaadates, kui palju lapsi ja noori ja täiskasvanud on leidnud tee meie kooli, mul on ainult suur tänutunne, et see kõik on sündinud. Samal ajal, kui mul oli kooli loomine või mõte üldse kool luua, tuli minu ellu jooga, mis on toetanud mind ja andnud võib-olla selle julguse ja tõuke või äratanud minust selle, kes ma siis olen, mida ma siis oskan teha või miks ma siia sündinud olen, mis on see minu elu missioon. Ma usun, et iga inimene sünnib siia millekski ilusaks. Ja kui ta leiab selle, siis lähebki kõik hästi, siis ta ongi hoitud ja toetatud. Jooga tuli minu ellu tänu minu tütrele Aura Inglile, kellega kogu see teekond sai alguse. Tema on mu suur õpetaja ja suunaja. Koos temaga me selle kooli avasime ja tänaseks on ta minu jaoks juba ka väga suur abi ja tugi ka veel pisemate tantsijatega. Lapse jooga ei ole see, et ta peab istuma tunde mediteerima, ta peabki ennast tühjaks rahvendama. Ta peabki oma energia välja elama. Ja seda me siin teeme. Kui vaja, me möllame, hüppame. Jooga on ka koht, kus me ei võistle teistega, kui siis iseendaga. Ja seadma enda jaoks eesmärke, saada endast parem mina. Kui tänapäeval räägitakse hästi palju vaimsest tervisest, depressioonist või lastest, kes nii-öelda ei allu, ei püsi, siis ma olen kindel, et jooga on üks abivahend. Ja me lastega koos arutame neid maailma asju. Minu jaoks jooga on veel tasakaal, mis on ka jooga üks eesmärkidest. Leida see rahu ja tasakaal ja ühendus iseendaga ja kogu universumiga. Väga paljud lapsed, kes käivad meie stuudios, ei käigi ainult joogas. Jooga ongi neile selleks, et toetada tema tegevust kõiges muus, mida ta armastab. Olgu see siis tantsimine, sportimine, laulmine, et ta oskaks säilitada rahu, meelekindluse. Pärnu linnaga on meil imeline koostöö, kus Pärnu linna erinevatest koolidest on jõudnud minuni lapsed, kes vajavad tuge. Mõni tuleb siia võib-olla, et ainult kiigu sisse pugeda ja saada pai. Mõne lapsega saame teha vaid muusikateraapiat ja mõni laps lendab saalis ringi nagu Spider-Man. Need on need lapsed, kes mingil põhjusel ei suuda taluda suuremat seltskonda. Need on need imelised lapsed, kes õpetavad mind väga palju. Nad on kõik erinevad ja vajavad erinevat lähenemist. Tänaseks ma ei tea, kes keda aitab. Ja kui nad tulevad taas ja taas suure rõõmuga,
ja kallistavad. Siis see ongi see suur autasu. Mul on suur tänutunne, et see kõik on nii läinud, et minu tantsukool on ka minu kodu. Ümbritseb nii palju imelisi inimesi, kõik need õpetajad ja inimesed, kes töötavad kooli heaks. Nad teevad seda suure pühendumusega, ma näen ja tunnen seda. Üksinda ei ole võimalik selle kõigega hakkama saada. Mu suur tänutunne ja kummardusmaani kõigile inimestele, kes sellest kooliuksest sisse astuvad igapäevaselt, kes tööle, kes trenni ja kes toob siia oma lapse. Kuhu edasi, võib-olla ma ei oskagi öelda, mis suunas, kuhu see kool võiks kasvada või areneda. Ma olen vist pigem see inimene, kes elab hetkes ja päev korraga ja siis tagantjärgi vahel vaatan, vau, mis on juhtunud. Usaldades oma sisetunnet, oma intuitsiooni ja neid laste säravaid silmi.